29-aastane tuntud striimer ja Tartu linnavolikogu liige Kris Kärner tekitas oma sõnavõtuga sotsiaalmeedias taaskord tormi. Internetis levib järjekordne video Kärneri striimist, kust jookseb läbi vägivalla õhutamine ning sel korral ka kohatu avaldus holokausti teemal. Ma olen mõelnud, et kui ma oleksin teinud lapse sama vanalt, kui mu isa tegi mind, siis mu laps saaks see aasta 10, mis oleks tegelikult suhteliselt positiivne lüke selles võtmes, et ma saaks teda normaalselt ära kasutada igasugustes ettevõtmistes. 10-aastane juba, temaga saab juba maailma asjadest natukene rääkida. Ta juba saab koolis kiusata pederaste, transseksuaale ja kõiki muid vähemusi. Ja ta saaks vaadata peeglisse ja öelda, et mina jäin kahjuks holokaustist ilma, aga küll meie aeg veel tuleb. Enda sõnul tegi värske poliitik jällegi vaid nalja. Nüüd küsimus, kas ta oli nüüd ebaõnnestunud või mitte, ma arvan, et see on nüüd iga inimese enda otsustada. Me vaatasime oma otseülekande vahendusel siis TikTokke. TikTokis tuli ette seesama tujurikkuja klipp, mille siis pealkirjaks on, et Eesti otsib neonatsi. Ja siis mõni tund või mõnikümmend minutit hiljem me siis arutasime Eesti iibe teemadel ja tollel hetkel siis tundus paslik teha siis selline provokatiivne nali. Intervjuu toimumise hetkel Kärner veel ei teadnud, et Isamaal on tema naljadest kõrini. Erakonna esimees Urmas Reinsalu on varasemalt lükanud probleemid Tartu meeste kapsaaeda, ehk las nemad seal ülikoolilinnas kaklevad oma kaklemised omavahel. Täna teatas aga Reinsalu, et Kärner visatakse fraktsioonist välja. Jah, ma arvan, et need teed lähevad lahku. Kris Kärneri ja ütleme teed siis Isamaa Tartu linnavoliku fraktsiooniga ja need seisukohad ei ole Isamaa poliitika väärtustega, ma arvan, üldise inimliku loogikaga kooskõlas. Isamaa Tartu fraktsiooni juht Kaspar Kokk jäi täna TV3 uudistele tabamatuks. Küll aga andis ta juba nädalavahetusel Delfile antud kommentaaris mõista, et Kärneri sõnavõtud on lubamatud ning ta kahtleb, kas mees on õppimisvõimeline. Kärner ei salga, et tema väljaütlemised on tekitanud fraktsioonis pingeid. Fraktsiooni esimehel, nagu ka kõikidel teistel poliitikutel, on õigus oma arvamuseks. Üleüldiselt sõnavõttu kohta ma ütlen nii palju, et äärmiselt raske on õppida, kui sind ei õpetata või ei taheta õpetada. Üldine arvamus kui selline on see, et poliitikud justkui oma vabal ajal ei tohi tegeleda siis oma eraeluliste või tööülesannete käigus ka justkui mingisuguse huumori või provokatiivsete väljaütlemistega, et kui sa justkui oled juba jõudnud poliitikasse, siis sa peadki olema totaalselt sile, aga mina sellega justkui ei nõustu. Sotsiaaldemokraatidel on 0 tolerants nii poliitik Kris Kärneri kui ka naljamees 100% vastu. Viimane tegi ju nende suunas ka nalja, mille kohaselt tuleks kõik sotsiaaldemokraadid seina äärde ritta panna ning neile pumppüssiga kuklasse lasta. Lauri Läänemetsa sõnul on Kärneri fraktsioonist eemaldamine küll õige samm, kuid see tuli liiga hilja, sest Kärneri sõnadel ja Reinsalu vaikimisel on juba tagajärjed. Üks noor vähemalt me teame on kaotanud võimaluse koolis õppida ja politseile on tulnud tegeleda tegelikult tagajärgedega ka. Nii et Kris Kärneri sõnadel juba täna on teod. See on väga hea, et Kärner lahkub nende fraktsioonist, aga ma rõhutan, et Kärner on Tartu linnavolikogu liige, ehk siis Isamaa on Kärneris sünnitanud ja Urmas Reinsalu tegelikult on pannud aluse sellele, et Kärnerist saab parlamendi liige ja sellega ongi Isamaa juba kogu Eesti nii-öelda seda kultuuri nihutanud halvemuse suunas. Kris Kärner ei tee saladust sellest, et aasta pärast soovib ta istuda siin Riigikogus nende uste taga. Ja tema sõnul ei saa vanemad poliitikud lihtsalt aru, et selline sõnakasutus on ainuõige viis noorte valijateni jõudmiseks. Vägivalla õhutamine, kellegi läbi peksmise soovimine, kellegi üles poomine, oli Stalinil nägemuses ainuõige viis. Kris Kärner ei ole sentigi parem kui Jossif Stalin. Vend lihtsalt ei saa aru, et sellised inimesed tegelikult on väga ohtlikud poliitikas. Et tegelikult sellise inimesega peaks tegelema nagu sotsiaalvaldkond ja mõnes mõttes ka politsei. See on sotsiaalvaldkonna ja politsei nagu koostöö. Ma ise juba tegelikult näen, et ma olen Riigikogus sees. Tänane küsimus on pigem selles, et millises erakonnas, millises koosseisus ja millises nimekirjas. Kas ma hakkan selliseid asju ka tegema kuskil Riigikogu kõnepuldis, siis sellel on lihtne vastata, et tänaseks ma olen olnud Tartu volikogust circa 5 kuud. Ühtegi sellist provokatiivset väljaütlemist ma ei ole volikogus teinud. Nüüd on küsimus, kes jõuab enne Riigikogu valimisi esimesena Kärnerile kosja.
selge on see, et kuigi mehel on suur suu, siis 16+ vanuses valijate seas on tegemist kõva häältemagnetiga. Martin Helme igatahes naeratas laialt, kui kuulis, et Kärner otsib uut koduerakonda. Kris on tubli poiss, ma käisin tal külas pärast kohalikke valimisi ja arutasime maailma asju ja ma pean muidugi ütlema, minu mulje oli, et tema siis päris persoon on hoopis teistsugune see, kui mis tal ekraanil on. Ehk siis te ei välista seda, et Kärner võib tulla EKRE nimekirja Riigikogu valimistel? Ei, miks ma peaks midagi välistama, aga sellest nüüd uudist teha, et Kärner tuleb EKRE-sse kindlasti ka ei saa.